Tere tulemast Kokkamine Kristinaga. Me oleme täna siin Tref stuudios koos Hensu Kustaga, kes tuli mulle külla ja hakkab mulle õpetama enda siis mingit sööki. Mingit sööki? Ma ei tea, mis sööki, räägi mulle, mis me tegema hakka? Meie? No ma vaatasin, et tegite siin Brigittega mingi hullult uhket salatit Liinaga, mingi hull vegan fancy roog ja siis ma mõtlesin, et peaks ka tõstma ikkagi seda, nii et teeme ahjujuustusaiu. Ahjujuustusaiu, tavai. Sa küsisid minu käest, ei kuule, mis on sinu firma roade värk, siis mõtlesin, kurat, ma päevas söön käinud juustusaia ju. Me teeme lihtsalt juustusaia, et me proovime ühte teistmoodi ka. See on nagu natuke Hensu Kustasi special mingi retsept, vaata. No jah, ma pole seda kunagi varem proovinud, aga noh, ma mõtlesin, küll. Ükskord on ikka esimene. Elu on üks seiklus. Elu on üks seiklus. Oleks pidanud käed ka ära pesema. Oleks pidanud küll. Peseme käed ära ruttu. Ma tean, ma mõtlesin Tallinnas siin peaks käsi pesema. Seal Tartus väga ei pea. Seal on niikuinii kõigis käed must. Jesus Lord. Tuleb sealt Tartust, hakkab mingi imelikke naljadega. Ei, mis? Ma mõtlesin, et nagu siin on ikka Ei, mis sa teed? Öeldi, et on külaline või midagi. Kuna ma nüüd ise olen ka vaikselt hakanud siin blogi pidama. Ma tahtsin küsida, et kuidas sina alustasid või miks sa alustasid või kust tuli idee alustada nagu blogi pidamisega YouTube'is siis? YouTuberiks oled? Ma ütlen kõigile, hästi paljud küsivad seda, et siis klassik vastus on see, et mul oli ülimalt suur tähelepanu vajadus, aga ma ei tea, ma siiamaani ma ei tea, sest ma mõtlen selle peale, et ma olen ikka täielik veidrik, et mingis mõttes ma olen ikka tõsine introvert. Ja siis panen ennast sellistesse olukordadesse, et ma ei tea, mul on midagi viga, ma ütleks lausa. Elus tuleb kõik peaaegu vastu võtta. Elu on seiklus. Elu on seiklus, kui just ei ole narkots või suguhaigused või midagi sellist, et siis mõtle. Need söömaõpetas, et kui on narkotsidast... No üks, et kui odavalt antakse, siis võid... Ei, tegelikult ei ole seda. Sky Plus näete, siin on hea pealkiri. Hensu Kusta. Narkomaan. Hensu Kusta on narkomaan. Just, et kõik need saiad ära või? Kuidas ma võileiba teinud? Nojah, mina ei tee võileiba, sest et mul on fit life, ma ei söö võileiba, nüüd õpetame. Sa isegi võtnud seemnetega saia, ma mõtlesin, et nagu, et kui fit. Sa ei saagi süüa siis või? Saad või? Võib-olla ampuse võtan pärast, aga ära Eerikule ütle, väikse ampuse võtan, chill. Mis juhtub, kui Eerik kurjaks saab? Ta näeb nii kuri mees välja, nii et ma arvan, et kui ta näeks mind purksi söömas, ta peaks mulle vastu tatti. Kas ma võin midagi vahel öelda? Ma näen, et see tüüpiline mees ei suuda kahte asja korraga teha. Et nagu rääkida ja siis nagu samal ajal võid panna saia peale. It ain't that hard nagu. Ma üritan mingi juttu, mingi mull, sellepärast ma mingi, siis nagu, see on nagu poliitikas. Kas ma aitan siin natuke siis selles suhtes, et I'm a good person, ei usu guugelda mind. Kas nii töötab ka või? Ei või? Töötabki ju! Ma ükskord videos nägin ühes. Seda häkki, see ei lähe videost sisse, mida et inimesed teada saaks. See on kurat patent peale. Räägi mulle, samal ajal kui sa võid paned saia peale, räägi mulle, mida sulle meeldib maailmas kõige rohkem teha ja kellega koos? Mis sulle meeldib teha? Mul mõte ongi vasakunud, ma ei saa mõelda mingi kuradi adekvaatseid vastuseid. No mõtle, mis sulle meeldib teha vabal ajal kalal? Kalal. Mis sa ütlesid kalal? Kalal käia. Kalal käia, päriselt või? Äge. Ja siis mulle meeldib veel rahvatantsus käia, siis mulle meeldib veel sõpradega väljas käia, siis mulle meeldib muruniite vahel. Kas sa käid pidudel ka? Pidutsemas nagu klubides? Ei, ma olen hea kristlik poiss, mina ei tee mitte kunagi pidude. Ta ikka ei pane võid sinna saia pea. Täiesti vekkis. Mulle meeldivad veel pikad jalutuskäigud liivarannal. Partner, keda ma otsin, on siis... Jaa, Hensu, kus juures... Ei, ma andsin vale jutulõnga sulle kätte. Sa oled single, how you doing? Ei, aga sa oled ikka veel single, mis toimub, miks? Mul on vist keskeakriis, ma on tunne. Keskeakriis? Sa oled 21. Jaa, mõtlen ausalt, ma ei tea. Mul on praegu olen vist nii isekas, et ma ei tule vist endagagi toime. Järgmisena on meil siis vaja... Juustu. Kindel või? Sa rääksid midagi majoneesist ka? Proovime. Teeme pooled, teeme tavaliselt siuksed basic juustu oma. Ja siis pooled selle majoneesi kastmega. Kui sa saaksid olla ükskõik kelle nahas üks päev, siis kelle nahas sa oleksid?
ja mida sa teeksid? Oota, juustule tohin nii palju juustuta. Mulle räägid meeldib juust. Kinki värk. Ma olen sellele küsimusele kõik õhtud, hommikud. Kes sa oleksid? Ma tõesti ei tea, see on nii mingi egotsentristlik. Ma tahaksin olla mina ise, aga ei, tegelikult nagu ikkagi tahaks olla mingi Itali, mingi Vahemere ääres või USA-s. Ühesõnaga mingi rikas ärismees. Mõtlen üle ja siis ma ei saa täna magada, sellepärast ma mõtlen sellele küsimusele. Tegime, segasime majoneesi siis küüslaugu pipraga ja paneme selle juustu alla. Tavaliselt, mida ma tahtsin teha, aga siin Tallinnas ei müüda vist liha üldmaitsained, nagu ma aru sain, mitte kuskile. Ma unustasin. Et on see, et sa segad majoneesi koos liha üldmaitsainedega ja siis paned juustu peale. Aga ma arvan, et see on ka päris hästi, et see... See tuleb päris huvitav, ma ei tea, mis saab. No proovime. Ma loodan, mingi pasanteeriat vast ei tule. Pasanteeria, ta ropendas. There's trouble, big trouble. Mis on lemmikkontsert, kus sa oled käinud? Hauka Laada kontsert. Haukal, aga kes seal esineb tavaliselt? Ei, nagu... Seal vist on nagu päris... Ma ei saa, mulle meeldivad nii, saad aru, ma käisin nüüd esimest korda Weekendil, samas ma olen Simmanitel käinud ja ma ei tea, nagu mõlemad on täiesti oma ette lemmikud, nagu ma olen... Nagu küla Simmanid? Jah, linnas väga Simmaneid vist ei ole. Aga ma lihtsalt tahaks nagu väikse side note'i teha, vaadake, et nagu Hensu Kusta pidi mulle külla tulema kokkama ja ma tegin kõik ise ära, like always. No tohid veits filtu, ma käin üle, ootan. Kui sa sooviksid jätta kellegile head muljet, siis kuidas seda teeksid? Tahaks ka teada, sellepärast, et ma ei tea, kas ma vist ei oskagi endast väga head muljet. Ma olen nii awkward kogu aeg, ma ei tea, ma olen mingi kuradi, mis su pangakonto number? Ma ei tea, mis su telefoni number, mis su pangakonto? Ma teen sulle üleka, mul suured YouTube'i rahad liiguvad. Jaa, üleskutse, saatke koos oma vanemate pangakonto numbrid koos paroolikaartidega. Siis, kui me sõpradeks saime või kui me saime Hensuga need tuttavaks ja sõpradeks, et ma läksin ta blogisse. Blogis? Või nagu YouTube'i videosse, whatever. Minu seriaali. Ei, YouTube'i videosse ja siis ta tuli mulle külla ja siis me jäime veini ja siis tegime videot, see oli päris äge. Paneme siis saiad ahju. Ma ei saa, see Tallinna õhk mõjub väga halvasti mulle, ma tunnen. Kas ma võin mainida, kui ma pole vist nii uhket ahju kasutanud? Mis sul on kodus kiviahi või? Kui hästi sa kriitikat talud ja kuidas sa seda õppisid, kriitika talumist? No põhimõtteliselt oli see, et terve lapsepõlve nagu ema-isa mõnitasid mind. Ei. Ema-isa olid puitsid selle. Sündisin isa ja mis see pole tund see. Ei, tegelikult ma loodan, et ei olnud niimoodi. Mitte minu kuuldes, aga ma ei tea, ma olen mingi mõttes olengi siuke iseenda üllatused ka siuke mingi positiivsuse junni vist tegelikult, et siuke et ei lase väga negatiivsele ennast mõjutada. Ma nagu ei hakka külge väga. Üks on naljaka oranži välimusega, ma ei tea miks, aga see on natuke rohkem küpsendist. See on mingi pulbiga. No see on puust. Mis sa arvad, kui kõrge on Eesti YouTuberite tase? Tahaks vastata sellele, aga kuna meid on mingi maks 10 inimest YouTube'is nagu ausalt öeldes, siis ei, tegelikult on väga lahe, kõik, kes teevad väga lahedat asja ja täiesti erinevat asja mingis mõttes. Et on nii pereblogijaid, meme review asju, mis iganes on ju, lihtsalt roastijaid. Keda sa ise YouTube'is jälgid? No ma pean ütlema, Martin ja Liina. Vana ja, aga... Muidu see on peksa. Keda veel? Noh, ma jälgin veel Carlos, meil oli Kristina ka jälgin. Parem oleks. Kuidas see sotsiaalmeedia mõjutab sind? Sotsiaalmeedia mõjutab mind väga hästi. Kas sa oled väga influenced by influencers? Ma viikan seda sõna. Influencerid ja mõjutajad ja mida. See on mind nii ketasse ja muidugi see hakkab mind ketasse, kui mind blogijaks kutsutakse, räägid inimesele, mida sa teed, et ma ei oska kirjutada, kuidas ta aru ei saa, ma ei ole blogija. Proovin ära selle võileiva. Kas see on selle kastmega või? Väga maitsev. Kas sa valetad? Ausalt vaatad. Mulle meeldib juust ja mulle meeldib sain. Aga see asi, see tainas seal? Ei, see on väga hea, mulle väga meeldib. Proovi, sul on ka vist siin. Oli väärt Tallinnas, on hea, on ju? No võt, saime hakkama.
aitäh, Hensu Kusta, et sa sealt kaugelt Tartust mulle ikka külla tulid ja... Võta heaks. Ta on nii tore inimene. 50 €. 50 €. Teeme ülekanda. Pärast räägime, on ju. Maksuamet ja kõik asjad. Ühesõnaga, aitäh, et sa tulid. Mul oli väga tore sinuga võileibu teha, sest et ma tegin enamus võileivad, kuigi sa pidid mulle tegema, aga whatever. Aitäh, et te kõik vaatasite, et Hensu mulle külla tuli. Äkki teine kordki. Jätke like selle video alla. Ja subscribe'ige. Subscribe'ige. Et siis te näete järgmise videosi veel. Mul tuleb hästi palju lahedaid külalisi veel peale Hensu. Väga ägedaid ka. Nii et likeige ja subscribe'ige. Tšau!